Tere, mina olen Palle autoringlusest ja mina müün autosid. Ja mida ma üritan teistmoodi teha? Ma müün autosid ausalt, läbipaistvalt ja selliselt, et see ei oleks stressirohke, keeruline ja negatiivseid üllatusi täis protsess. See on mu eesmärk ja selle nimel ma töötan. Täna on autoks Volkswagen Polo. Kuulutus on juba paar päeva üleval olnud. Tegu on Blue Motion eriversiooniga. 2012 aasta auto muidu. Blue Motion tähendab ökonoomset eriversiooni, ehk siis autol on ports muudatusi, mis teevad ta eriti säästlikuks. Kõik need muudatused on auto kuulutuses kirjas, viited leiab autoringluse kodulehelt ja keskmine kütuse kulu oli 3, midagi, peast täpselt ei mäleta, aga maantee kulu tehase andmetel on 2,9 liitrit sellel autol. Ehk siis selle auto puhul meie põhifookus on ökonoomsus. See auto on minu hinnangul kas äkki isegi kõige ökonoomsem seeria tootmises oleva diiselauto, mis on, hinnangla siis kuni 10 000. Auto on pärit Soomest ja läbisõit on 215 000. Läbisõit on õige. Läbisõitu mina ei puutu mitte ühelgi autol, seda ma olen korduvalt öelnud. Ja ma väldin ka nende autode sisseostmist, millel on hooldusajalugu kas puudulik või seda üldse ei ole. Et kas hooldusajalugu või siis Maanteeameti poolne ajalugu, midagi ma alati tahan saada, vastasel juhul ma ei ole autost huvitatud. Selle auto puhul on olemas nii hooldusraamat kui ka Soome Maanteeameti väljavõte, ehk siis mul on võimalik läbisõiduõigsust tõestada 2 kanali kaudu. Ja hooldusraamat on ilusti algusest lõpuni täidetud. Ja kõige olulisem, mis siin on 197 000 pealt tehtud hammasrihma vahetus. See on siit näha. Ühesõnaga, kõige olulisem asi on 18 000 kilomeetrit tagasi vahetatud ja ma peast Polo välpa ei tea, aga minimaalselt on see välp 90 000, aga paljudel autodel on ka rohkem, seega tükk aega on sellega rahumajas. Siis minul omalt poolt see on ka kuulutuses kirjas, selle auto puhul väga põhjalikult olen teostanud erinevaid kontrolle, olen ta ka ise pikalt sõitnud, olen lasknud teda kontrollida ja remontida 2 remonditöökojas, mille kohta kõige mahukam töö oli turbovahetus. Ta teoreetiliselt vana turbo küll töötas, aga ta vahepeal näitas mingisugust veakoodi ja selle ma vahetasin ära ja mul on selle kohta olemas arve. Tööteostaja on Rahva auto. Seega see töö on tehtud. Lisaks tehti mitmeid pisitöid, pooltelli ots, esimene vasak, mingisugune eelsööte küünal. Midagi oli veel, see on paberites kirjas. Ja loomulikult on ta saanud korraliku salongi sisepesu. Salong on hästi puhas. Blue Motioni üks iseloomu omadus või üks omadus, mis tal on see, et tal on veidi madalam sõidukõrgus. Ma ei mäleta teha, sest äkki 2 sentimeetrit võis see olla. Ja selle auto puhul üks asi, mis ma mainin, ma usun, et enamuste jaoks on see pluss, aga võib-olla mõne inimese jaoks on see ka miinus. Selle auto vedrustus on vahetatud välja, et tal on tegelikult sportlikum vedrustus praegu all. Tänu sellele on ta on juba tehasest madalam, aga ta on nõks madalam, ta näeb väga äge välja, kohe vaatame väljast ka. Ja ta on veidi jäigem. See vedrustus on reguleeritava kõrgusega iseenesest. Aga selle tõttu on tal väga hea juhitavus. Et kui sa taga sõidad, siis ta ei õõtsu ja ta ei kõigu üldse, ta kuulab nagu väga hästi sõna. Ja kui see sportlik vedrustus kedagi häirib, siis iseenesest see tegelikult ei ole üldse suur probleem. Selles suhtes, et Polole on võimalik täiesti tavalised amordid ja vedrud osta. Kogu ringi hind oli umbes mingi 150 € B-varu osana. Ja sellel sportvedrustusel on eraldi väärtus, et tõenäoliselt mõnele entusiastile on võimalik see realiseerida kõrgema hinnaga, et see võib isegi plussi jääda selle vahetusega.
et kui see kedagi peaks häirima, aga minule isiklikult väga meeldib see. Väga äge on sellega sõita. Ta on jah selline sportlikum, aga väga täpse juhitavusega. Vaatame, aknad kõik toimivad. Toimib. Kõik timm. Nii, peeglid on soojendusega ja töötab. Ja teine pool töötab. Näpime armatuuri ka. Istme soojendused. Kinnitan, et töötavad. Autol on peal start-stop, mis tähendab seda, et ta lülitab ennast, kui mootor on soe ja see ei ole deaktiveeritud, siis ta lülitab ennast ristmikutel ise välja. Aku peab ka piisavalt laetud olema, see tähendab, et ta peab olema nii-öelda pikema sõidu midagi teinud. Aga siit saab ise lülitada selle start-stopi välja, kui see häirib, et sulle ei meeldi. Veojõu kontroll, maha võimalik võtta, tagaklaasi soojendus. Märgu tuli sellest, et kõrvalistu ja turvapadi, kas on sisse või välja lülitatud. Hetkel on ta sisse lülitatud, saab välja lülitada. Siin on kõik hästi lihtne. Konditsioneer, temperatuur, kuhu õhk puhub, tugevus ja nii edasi. Nüüd siin on püsikiiruse hoidja. Kui me siit paistab auks, sinna saab panna auksi kaabli. Ja siin on tavaline 12 voldi pistik. Ehk siis jaa, see raadio laseb kuulata auksi kaudu muusikat. Proovi sõit kehva tee peal. Kuulame, mis toimub. Ei toimu midagi, ennustan ette. Mingid ääligust ei ole. Aga kõik saavad kuulata. Proovisõidul mingisuguseid kolkse ega kriginaid ei olnud. Oli video pealt kuulda ka ilusti, et neid pole. Ja nagu kõikides varasemates autovideotes, siis teeme väikse maanteesõidu ka. Selle auto puhul, kuna tegu on Blue Motioniga, siis tal on käigukasti ülekanded ka veits teised. Kui ma õigesti mäletan, siis on 4. ja 5. käigu ülekanne muudetud. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et maanteel näiteks, ma ei tea, 95-ga sõites, kohe lähme proovime, kui sa paned 5. käigu, siis tuur on väga-väga madalal. Et sellega see ökonoomsus tal tuleb. Ja mis tal veel nagu iseloomulik on, et linnakiirusel on ta 3. käiguga sõidab. Et 4. on linnakiirusel liiga kõrge käik. Nagu ma enne rõhutasin, siis selle auto puhul olen ma ta väga põhjalikult korda teinud, et eks ma järjest nagu liigun oma asjadega edasi. 5 kuud tagasi ma võib-olla olin veidi skeptiline veel, et kas on mõtet nii palju aega ja raha nendesse autodesse panna. Ma ikkagi tegin seda, aga ega ma ei teadnud, kas neile ostjaid ka on, sest et võib-olla inimesed tahavad lihtsalt turu kõige odavamat osta. Ja kui hind vähegi kallim on, siis müügiaeg meeletult pikeneb, aga ma tänaseks tegelikult olen päris enesekindel juba. Mul on väga hästi läinud, eriti just nende autodega, mille kohta ma olen lõpuks video teinud. Ja video ma alati teen siis, kui on minu poolt esiteks peab aega olema, video tegemine võtab aega. Ja ma lihtsalt praegu näiteks, mul on mitu autot ootel, millest ma plaanin teha video. Aga üldiselt, kui ma video ära teen, siis see tähendab ka seda, et minu poolt on kõik täiesti valmis. Ma olen seda autot kontrollinud, remontinud. Kiirelt veel parklas välja pööratud ratastega. Poolteile otsa ma vahetasin. See tegi enne natuke häält siukses olukorras. Vaikus, kõik on okei. Nii, käsipidur. Peal. Hoiab. Kokkuvõtteks siis nii palju, et auto on saanud väga põhjaliku
kontrolli, hooldus, remondi ja taastamis nii-öelda paketi. Minu poolt on siin mitukümmend töötundi kokku koos mehaanikutega ja mitte, et ta enne oleks olnud kehvas seisus, lihtsalt mitu pisiviga oli ja turbo ka oleks olnud varsti igal juhul vaja vahetada, see on nüüd tehtud. Auto kohta infot leiab autoringlus.ee. Tartus saab tulla proovima. Saab koha peal ka vormistada järelmaksu, kui Inbank või Mogo peaks sobima. Ja kui mingeid küsimusi tekib, siis alati saab neid mult küsida. Kas telefoni teel 56222 992 või autoringlus@gmail.com või kirjutades autoringluse Facebooki, et kõikidele kanalitele vastan kiiresti. Tänud vaatamast, aitab tänaseks!